Canon tutvustab täna algajatele mõeldud uut peegelkaamerat 1200D ja meie oleme saanud juba võimaluse seda lähemalt vaadata ja ka teile näidata. Canon EOS 1200D on siis oma eelneva 1100D täiustatud ja parendatud versioon ja seda nii väliselt kui sisemiselt. Ja vaatamegi väljast, esimene asi, mis meil silma hakkab muidugi välimuselt, on plastik. Nimelt erinevalt tema eelkäijast on tegemist matistatud ja mõnusama plastikpinnaga, mis viitab ka sellele, et keleplastik on parema kvaliteediga ehk. Lisaks sellele on lisatud pöidla alla ja ka sõrmede alla kummeeritud pind, mis parandab oluliselt kaamera käes hoidmist ja ergonoomilisust. Samuti on natukene muudetud ka nuppude välimust ja asukohta, tehes kaamera siis sarnaseks teistele EOS-süsteemi kaameratele. Iseenesest nuppe on sama palju, nagu oli eelkäijal 1100D-l, aga natukene ja õige veidikene asukohta muudetud. Sellised olid siis põhilisemad uuendused välimuselt, mis puutusid EOS 1200D-d. Ei olnud radikaalseid muudatusi, siiski üsna olulised muudatused parendamaks kaamera kasutamist. Aga vaatame, mis on kaamera sees muutunud. Põhiliselt 3 asja, mida siis EOS 1200 juures on muudetud, on kõigepealt sensor. Nimelt 12 megapiksli asemel on meil nüüd kasutada 18 megapikslit. Ekraan on suurem, nüüd siis 3 tolli ja 460 000 pikslit ekraani peal võrreldes eelneva 230 000 piksliga. Ja kolmandaks on ka ISO natuke muudetud. Kuna ennem sai kasutada kuni 6400 ISO, siis nüüd on võimalus laiendada seda 12800-ni. Ja need on siis 3 kõige põhilisemat uuendust EOS 1200D juures. Selline oli siis kiire ja lühike tutvustus Canoni uuest peegelkaamerast Canon EOS 1200D, mis on mõeldud enne kõike algajale. Ja vaatamata sellele, et meie siin täna juba praegult saime seda eksklusiivselt teile näidata ja ise lähemalt vaadata, jõuab kaamera lettidele umbes märtsikuus kusagil. Nii et olge valmis poodidesse tormama.